Mai alguses sai politsei väljakutse Jõelähtmele, kus avalikus kohas sooritati laske ümberehitatud tulirelvast. Sel korral oli tegemist õnneliku juhtumiga ning kahjustada sai vaid tee äärde pargitud kaubik. 2024. aastal tappis aga 35-aastane mees Kohtla-Järvel konflikti käigus ümberehitatud tulirelvaga oma sõbra. Need 2 juhtumit on kahjuks vaid jäämäe tipp. Politsei saab nädalas 20-30 väljakutset, mis on seotud siis relvataoliste esemetega. Nendest valdav enamus on tõesti tsiviilkäibes lubatud relvad, küll aga millega pannakse siis toime õigusrikkumisi ja nendest on ka osa, mis on siis hilisemalt oleme tuvastanud, et tegemist on ümberehitatud siis relvadega. See tähendab, et inimesed on soetunud oma lõhkrelva, stardipüstoli või airsoft-relva ning ehitanud selle ümber tulirelvaks. Politsei vaates on need tulirelvadest isegi ohtlikumad. Tavalised tulirelvad on registris, inimesed on läbinud koolitused, saanud ka vastavad load ja ka hinnangud, et nad on sobilikud nende relvade hoidmiseks ja käitlemiseks, siis ümber ehitatud tulirelva puhul ju see kõik on tegemata. Nad ei erine ju oma olemuselt, jah, nad võivad see algmaterjal võib ju erineda, et üks ongi ehitatud tulirelvaks, teine on siis ümber ehitatud tulirelvaks, aga see eesmärk, et teisi inimesi vigastada, on ju sama. Andrus Klooster, kes tunneb airsoft-relvi läbi ja lõhki, lisab, et ümber ehitatud relvad ei ole ohuks mitte ainult teistele, vaid ka sellele, kes seda relva lõpuks kasutab. Materjalide erinevus on niivõrd suur juba ja kui nüüd airsofti relva hakata ümber ehitama tulirelvaks, siis väga suure tõenäosusega seesama ehitaja saab ise kas väga raskelt viga või suisa surma. Alles selle aasta aprillis esitas prokuratuur süüdistuse 20-aastasele noormehele, kes asus relvi ümber ehitama juba alaealisena. Lea Päärensoni sõnul ei ole see enam ammu vaid kriminaalide pärusmaa, vaid sellega tegelevad ka noored, kelle koolitab välja internet. Enamasti ikkagist ja inimesed niisama oma huviks neid ümber ei ehita, vaid pigem on seal taustal ikkagist muu, mis ei ole siis õiguskuuleka inimese käitumine. See üha enam me näeme seda, et tegelikult ka ilma sellise kuritegeliku taustata isikud on meie huviorbiiti sattunud seoses sellega, et kas nad on ise neid ümber ehitanud või on nad siis enda valdusesse saanud või ostnud siis ümber ehitatud relva. Täna on relvataolist eset osta sama lihtne kui pätsi leiba. Mine vaid poodi ja vali, kas tahad seemnetega või ilma, ehk sellisel juhul kas stardipüstolit või õhkrelva. Siseministeeriumi sõnul kiiret lahendust ei ole, kuid probleemi peaks arutama hakkama ühtne register, mida hakkavad pidama müüjad. Sinu jaoks muutub see, et sa pead esitama oma isikut tõendava dokumendi, sa pead olema vähemalt 18-aastane ja siis müüja peab selle kohta nagu arvestust pidama, ehk piltlikult vihikusse kirja panema või midagi sellist. Ehk siis meil tekib ülevaade nendest inimestest, kes omavad neid, nimetame siis relvataolisi esemeid. Jah. Ühtepidi ta on mõistlik, teistpidi on ta jällegi hirmus bürokraatlik, et mõistlik kindlasti selles suhtes, et siis me teame, et kelle käes need relvad on. Teistpidi jällegi see, et airsofti relvadel on väga lihtne neid samu numbreid asju kõike muuta. Klooster rõhutab, et meil on vaja paremat järelevalvet müüjate üle. Airsofti kommuunis on täna kokkulepe, et alaealistele ilma vanemata relvi ei müüda, kuid leidub ka neid, keda huvitab ainult müügis saadav raha, mitte teiste ohutus, ehk peamine on saada seadusesse vanusepiirang. See on oluline ka politsei vaates. Lisaks registrile on tegelikult väga oluline on see, et täna saab igas kaupluses praktiliselt osta neid samu lubatud relvi, millest on võimalik mida on võimalik siis ümber ehitada tulirelvadeks. Et ka nende müügikohad peaksid siis tegelikult vähenema, konkreetsetest kauplustest peaks seda siis saama või võiks saada siis tulevikus osta. Demokraatia võlu ja valu on aga juba kord see, et kõik muudatused võtavad meeletult kaua aega. Siseministeeriumil on plaanis muuta ka relvaseadust, et halliala veel rohkem vähendada, kuid see ei juhtu enne paari aastat. Millal see võiks siis juhtuda see, et meil tekib ülevaade sellest, kellel need relvad päriselt on? Me oleme eelnõus näinud etapiviisilise jõustumise, et siis 2027 aasta lõpp võiks olla nagu see, kus meil siis kogu see eelnõu on siis jõustunud.